Tere päevast, kõik armsad sõbrad! Tere päevast Rapla vallavanem, tere päevast Rapla Vesiroosi kool ja koolipere. Mul on niivõrd tohutult hea meel, et Naiste ööde filmifestivali praeguse momendiga on festival nii-öelda avatud. Sellepärast, et see näitus oli meil planeeritud päris esimese üritusena festivali avamisel ja kui kõik muu kolis meil ära veebi, siis see näitus on päriselt ka üleval, nii et mul on hästi hea meel ja loomulikult on mul ka hea meel selle üle, et me saime ühel päeval päris tükk aega tagasi kokku Keskkonnaameti spetsialisti Marika Männiliga ja ma küsisin ta käest, et kas on Keskkonnaametil mõnda niisugust näitust või mingit ekspositsiooni, mida võiks lastele näidata meie festivali raames. Ja Marika oli kohe see mõte, et jah, meil on täiesti üks näitus, mida on vaja natukene võib-olla siin korrigeerida ja see näituseks on siis Hoia, mida armastad ja see on ka suunatud siis koolilastele. Et ma väga tänan, et te olite lahkesti nõus näituse siia üles panema ja ma loodan, et lapsed koos õpetajatega saavad sellest rõõmu ja kuna meie selleaastase festivali teemaks oli keskkond ja keskkonnahoid, siis see ma arvan, et sobib siia nagu väga-väga hästi. Aitäh teile ja head festivali nautimist kindlasti ja head näituse külastamist ja nautimist. Keskkonnaametil on väga hea meel osaleda Raplamaa naiste poolt korraldatud Naiste ööde filmifestivalil ja see näitus, mis nüüd Vesiroosi kooli jääb üles terveks kuuks, oleks tõesti hea võimalus tutvuda selle meie Eesti looduse elurikkusega ja looduskaitse põhimõtetega, sest tahaks, et loodus oleks igaühe sõbraks. Ja selliseks heaks tuttavaks, et me tahame teda hoida ja me teame, miks me teda hoiame. Et loodan väga, et see näitus aitab kaasa ja lihtsalt olge hoitud ja hoiame loodust. Hea NÖFi publik, austatud filmifestivali korraldajad, Keskkonnaamet, Rapla Vesiroosi kool. Oleme siin näituse avamisel, mis räägib kõige ilusamast asjast, mis meil on, meie loodus. Ja väga hea meel on, et film ja meie Eestimaa loodus on sellel aastal Raplamaa NÖFil 11 leidnud. Ja et meie Rapla Vesiroosi kool seda näitust võõrustab. Nautige filme, nautige Eesti loodust, hoidke neid, hoidke 11. Aitäh! Mul on väga hea meel, et Naiste ööde filmifestival on jõudnud oma noorte tegevuses siis meie kooli, Vesiroosi kooli, kuigi animatsiooni töötuba olude sunnil lükkub edasi, saame ikkagi avada fantastilise näituse Hoia, mida armastad. Mõni päev tagasi kirjutas ajalehes looduse rubriigis Tartu Ülikooli professor Kalevi Kull ja ta rääkis nagu sellisest noorte loodusharidusest ja looduse tundmisest ja kirjutas, et see, mida sa tunned, seda sa hoiad. Ja ma arvan, et see on nüüd väga oluline, et need noored, kes siin koolis nüüd seda näitust näevad ja rohkem teada saavad loodusest, looduskaitsest, kindlasti oskavad edaspidi teha arukamaid ja teadlikumaid otsuseid. Ja teiseks on mul väga hea meel, et Vesiroosi seinte vahel on siis filmifestival ja on ka keskkonna ehk loodusnäitus, sest need kaks tegevust valdkonda on kujundunud meie kooli nägu, võib öelda juba kooli algusajast saadik. Nii et kena filmifestivali ja head näituse vaatamist ja minul on ka siis Vesiroosid üle anda siis NÖFi eestvedajale Katrin Klaebole. Aitüma. Ja siis selle näituse eestvedajale Marika Männilile. Nüüd üks liivi veel.
Aitüma. Ja kui te lähete neid ülesandeid lahendama, siis otsige üles, et missuguse kaitseala sümbol on siis ka vesiroos. Armsad sõbrad, see praegune sündmus, näituse avamine ja vaatamine on minu jaoks terve kogumik sümboleid. Ja üks on vesiroos. Nagu te teate, meie motost on see, et ta kinnitab oma juured kaugele sügavale põhja, viljakasse pinnasesse ja siis on tükk tööd ja vaeva, kuidas ta kasvab ja siis ta õitseb. Ja see ka näitus toob mulle kohe meie esimesed loodusretked Keskkonnaklubiga tänud õpetaja Ehamaia, õpetaja Silja. Ja nendest retkedest on võrsunud suur järjepidevus, mis on toonud meid tänasesse päeva. Ja ma olen tohutult südamest tänulik meie õpetajatele, kes seovad looduse teemad, keskkonnateemad meie igapäevase tööga. See ei ole jalutuskäik väljas saviaukude vahel, vaid see on hoopis rohkem ja hoopis sisukam. Ja suur tänu südamest õpetaja Üllerile, kes juba hulka aastaid kirjutab fanaatiliselt keskkonna kikisse projekte ja viib meie lapsi gruppide ja klasside kaupa loodusse jälle. Nii et see sündmus praegu on meie kõikide praeguste ja endiste õpetajate ja õpilaste töö vili. Ja uskugem ja mõelgem positiivselt, et ühel hetkel saate ka teie seda näitust vaadata ja tutvuda teise toa mänguliste tegevustega. Ja muidugi üks asi veel, meie õpetajaskond on väga ettevõtlik. Ja kui ma mõtlen, et ettevõtlike naistega Raplamaal on seotud üle 10 inimese, kes on otseselt lapsevanemad organisatsioonis ja 2 õpetajat on NÖFi tiimis. Nii et nautige filme ja vaadake näitust ja ükskord saate te seda ise ka vaatama tulla.